Austatud härra peaminister, teised klubiliikmed ja kaasvõitlejad ka, kes te täna olete kokku tulnud, see on väga suur au siin metsaasjadest jälle rääkida. Mina pean tunnistama, et kui ma selle roheleppe teemaga esimest korda kokku puutusin, siis tegelikult tuli lauale läbi selle, et komisjon sai uue voliniku, eks ju, ja minu arvates selle uue volinikuga tuli õnn meie õuele ja noh, võib öelda, et terve mõistus tuli koju läbi selle, et erinevalt varasemast hoiakust komisjoni ja võib-olla Brüsseli poolt tervikuna, kus kliimamuutustega võitlemisel tuli kõik asjad korda teha kohe või hiljemalt aastal 2030, siis proua Ursula ütles, et tegelikult aasta 2050 võiks olla mõistlik ajahorisont. Ja ma ei räägi seda sellepärast, et öelda, et nüüd tuli kergendatud hingata ja öelda, et nüüd on aeg küll, et nüüd saame veel venitada ja vaatame siis alles 2049, mis saama hakkab, vaid lihtsalt sellepärast, et kui nagu mõelda kõik meie, kes me metsast tegelikult ju teame, eks ju, metsaasjade peale, siis noh, auto on võimalik täna ära vahetada, eks ju, et sa saad uue auto ja juba on vähem emissiooni, eks ju, oma küttesüsteemi kodus energeetisektor on ju põhiline, eks ju, mis meil kliimamuutusi siis tunnustatult põhjustab. Küttesüsteemi võid ära vahetada aastaga näiteks, eks ju, aga metsas ei tee aastaga mitte midagi. Ja 30 aastat, kui me hakkame tänast päevast lugema, näiteks on võib-olla nagu esimene mõistlik horisont, millele sa võid tegelikult midagi loota ja seetõttu minu arvates oli see väga suur ja väga oluline samm meie kõigi jaoks edasi, mis kliimapoliitika tuli 2050. aastale tõstmine kaasa enne võis tuua. Täpsustan muidugi, et see dokument ju kinnitati, eks ju, detsembris 2019, aastani 2050 on hulga veel aega, see tõenäosus, et see dokument jääb selliseks järgmise 30 aasta jooksul on ilmselt üliväike, eks. Sellest saame ka kõik ühtemoodi aru, aga loomulikult selle dokumendi järgi läheme nüüd elama ja mina ausalt öeldes väga palju sellele rohkem ei mõelnudki. Selle kaasa arvatud, ma tunnistan ausalt selle dokumendi lugemisele, kui alles siis, kui Juhan Telgma mulle helistas ja ütles, et Aigar, nüüd teeme asjad selgeks, mida see roheleppe meil siin Eestis kaasa toob sealhulgas metsandusele, et kanna ette. See oli siis kevadel enne koroona aega, eks ju. Ja tegin sunnitud siis selle käigu, et võtsingi selle paberipaki ette ja olin kõval, milleks siis tänapäeva need tehnoloogilised vahendid annavad võimalused, eks ju. Ja panin sinna selle control find ja sõna forest. Ja sain teada, et seda on 24 korda seal dokumendis mainitud 2 lõigus. Ehk siis sellest väga palju tegelikult juttu ei ole. Ja põhjus, miks see roheleppe on roheline, ei ole sellepärast, et mets on roheline, vaid üleüldine teadmine ja foon, et roheline on parem kui teised keskkonnale on ilmselt selle taga. Aga ma võtsin selle paberis ette, see ei olnudki enam väga pikk, see oli selle 200 lehekülje asemel 2 lõiku ainult. Kahe läbi lugeda, eks ju. Ja võtsin endale meelevaldse õiguse tõlkida seda teksti eesti keelde omal vabal äranägemisel. Vabandan kõigi professionaalsete ja muidu kretiinsete inglise keele asjatundjate suhtes, kes suudavad tõlkida kindlasti paremini ja rohkeid võõrsõnu kasutades, aga ma proovisin selle kirjutada niimoodi ümber enda jaoks, et ma sellest aru saaksin. Ja olekski ainult eestikeelsed sõnad seal. Ja lugesin sealt läbi, lugesin selle siis, ökosüsteemi ja ikkagi selliseks, nagu ta seal on, üks. See on selline, lause, nagu ta seal on. Igaüks saab lugeda ise, kes vähegi viitsib seda minu tõlget, kui soovitagi ümber lükata, aga ma pean ausalt tunnistama, et pärast selle 2 lõigu lugemist ma sain aru, et ma ei ole ammu nii vähe ambitsioonikat paberit, kui see roheleppe, vähemasti metsa osas küll lugenud. Ja mitte soovides kedagi halvustada, see on selge, et see on kokkuleppe väga paljude inimeste vahel ja poolt, eks ju, aga nii üldist ja vähe konkreetselt paberit, ma tõesti ei olnud ammu lugenud. Võib-olla olen harjunud lugema neid meie Eesti metsanduse arengukavasid, mis meil siin ja erinevaid muid dokumente, mis meil on aja jooksul siin kokku pandud, mis on ülidetailselt põhjalikud numbreid ja mõisteid täis, aga siin ei olnud väga palju midagi. Kui keegi nüüd tõuseb püsti ja näeb, et siin on selles, mis ma siia olen
sellesse tõlkesse pannud, oli midagi kapitaalselt täiesti valesti ja ma olen täiesti valesti aru saanud, jah, siis olge julged, öelge, ma olen nõus omaks võtma. Aga ma lugesin siit välja siis selle, et nii vähe ambitsioonikas kui see ka ei ole, siis Euroopa Liidu metsaga kaetud maad peaksid muutuma paremaks, on selle paberi sisu. Nad peaksid olema paremad, nad peaksid olema paremad kas mahus või kvaliteedis, või õigemini siis mõnes mahus kui kvaliteedis, eks. Ja maht on mõõdetav suurus, seda on võimalik nagu pinnaühikule või mingisugusele ruumale ühikule mõõta, eks ju, kvaliteet on nagu natukene selline tõlgendatav suurus, eks ju. Aga siit edasi see järgmine teine lõik ütles tegelikult suhteliselt, ma nüüd räägin endale vastu, ma ütlesin, et ta on vähe konkreetne, aga siiski midagi konkreetset ka. Ja ütleski need 5 asja, mille on jälle sina laudusid ka siin erinevates punktides paljusõnalisemalt kui mina suutsin selles siia nagu kirja panna. Aga ütleb seda, et tuleb taasmetsastada, mis on see, kui sul on olnud mets, seal enam metsa tähenduses puid ei ole, siis sa taasmetsastad, eks ju. Siis on uued alad, on võimalik võtta alad, kus ei olnud metsa, eks ju, siis puid ei kasvanud, sinna on võimalik panna puud kasvama. Siis on võimalik võtta rikutud maastikud ja panna sinna puud kasvama. Ja need on kõik CO2 sidumist suurendavad tegevused ja need on need tegevused, mida see roheleppe ette näeb. Ja siis on selle läbi tuleks parandada, topeltparandamine, eks ju, metsade vastupanuvõimet, täpsemalt siis tuleohule, eks ju, ja mitte millegile muule. Ja siis, mida iganes moodi see käib, toetada ringbiomajandust, mis on iseenesest ka hästi tore, et see niimoodi on. Aga mis see nüüd konkreetselt tähendab, seda mina ausalt öeldes ei tea. Ja sellest ma olen ka täna siin, sest et ma mõtlesingi sellel seminarid, see oli ka aruteluna ja info jagamisena mõeldud, eks ju, et saan siis targemaks ka. Aga minu arvates tegelikult väga lihtne. Taasmetsastamine, uute alade metsastamine ja kui need uued alad on kuskil juhtumisi ka olnud varem ära rikutud, siis igal juhul ka nende metsastamine. Mis mõnes mõttes on ju alamkategooria, eks. Siis ma vaatasin, mis meie teeme ja kuidas me oleme. Ja ega ma ei salga nagu etteruttavalt, et mina olen ka sealt samast koolist tulnud, kus Jürgen õpetab, eks. Ja mitte sama usku, vaid neid samu teadmisi, mis sealt on õpetatud, püüan praktikas rakendada, aga see selleks. Et üldise pildina loomulikult ajahorisont 5 aastat hiljutist minevikku ei ole väga pikk, et nagu mõelda nagu kogu kliima muutuse võimalikule kontekstile, aga siiski mingisugused trendid ma siit teie jaoks välja tõin, meelde tuletuseks, kes ei tea, sellised need numbrid on. Ma arvan, et ma ühekaupa neid ette lugema ei hakka, aga selge on see, et RMK hallatava riigimetsa pindala, ehk siis mahukriteerium, mis siin roheleppes oli näidatud, on suurenenud aja jooksul. RMK hallatava riigimetsa tagavara on suurenenud aja jooksul. Ja vastupidiselt sellisele populaarsele arvamusele, et paremad metsad on ära raiutud riigimetsas ja võib-olla ei saa mujal ka, siis ka metsamaa tagavara hektari kohta on suurenenud. Ma loomulikult möönan, siin on nende graafikute skaalad ei ole täpselt üks ühele. Ehk siis sellelt graafikut võib tunduda, et siin on ka suhteliselt suured, et muutused ei ole väga suured, muutused on, ütleme üsna väikesed, siin on protsendi piires, eks ju, selle 5 aasta jooksul, aga sellele vaatamata on tegemist kasvuga. Ja kui seda nüüd panna sellesse konteksti, mida küsiti ja mida ka Jürgen kattis, et mis siis tegelikult selle meie tänase metsamajandamise mõju on meie puidubilansile selle roheleppe valguses, nii nagu see küsimus oli, eks ju, siis kui me võtame näiteks siis riigimetsamaa, mitte siis enam tervikust või mitte siis nagu pindalaühikus rääkides, vaid koguse ja ehk siis juurde kasvatatava puidu koguse ühikus, siis viimase 5 aasta, see on nüüd antud võrdluses tegelikult, mida me 5 aastat tagasi sellele mõeldes lootsime saavutada, ehk siis eesmärgina vasakpoolne graafikutulp ja siis tulemusena parempoolne graafikutulp, et see on see, mille me oleme saavutanud, ehk siis tänaseks oleme jõudnud 4,8 miljoni tihumeetrini juurdekasvuna aastas, nii nagu me seda täna teame ja mõõdame. Ja kui me siia paneme võrdluseks kõrvale siis selle, kui palju me oleme puitu varunud ja müünud, siis siin on samamoodi jälle eesmärgi ja tulemusena need
kogused teineteisega kõrvutatud, siis selle perioodi keskmisena oleme me müünud aastas 3,8 miljonit tihumeetrit puitu ja kui neid kahte nüüd võrrelda, kahjuks ei ole nüüd seda kolmandat graafikut võrdlusena, vaid ma pean kahe vahel nüüd edasi-tagasi liikuma, kui kannatate selle ära, ehk siis juurdekasvu ja varumise vahe on umbes 1 miljon tihumeetrit aastas, mis juurde on selle perioodi jooksul tulnud. Nii, aga nüüd siis sellele, et mida siis RMK tõesti siis teeb, eks ju, millel on väga kiiret mõju keeruline saavutada, on see, et me kõik langid, mis me teeme, nii nagu meil seesama roheleppega ette näeb, taasmetsastame. Lisaks me rajame uut metsa teistele kõlvikutele, ehk siis uute alade metsastamine ja oleme mitte ise ära rikkunud, aga oleme saanud, kuidas seda viisakas on öelda, näpud taha ka sellistele maastikele, mis on erinevatel põhjustel ongi rikutud Eestis, peaasjalikult kaevandusmaastikud, eks. Ja metsastame loomulikult ka neid alasid. Aga nüüd tuleb tunnistada, et jälle skaalad ei ole võrreldavad, küll need numbrid, mis siia tulpade peale on kirjutatud, on võrreldavad, et kui neid 3 tulpa võrrelda, ükskõik mis aastates, siis taasmetsastame 10 000 hektarit, uut ala metsastame võib-olla 400 hektarit ja siin keskeltläbi, sõltuvad palju erinevaid kaevandusalasid meile kätte tuleb. Võib-olla ainult paremini juhul 14 hektarit, 33 on siin üks konkreetne aasta, aga tegelikult ikkagi olematult kogus. Et nende 3 graafiku resüme võiks olla see, et neid võimalusi uusi alasid, ükskõik kas nad on rikutud või rikkumata, uusi alasid metsa alla tuua on vähemasti riigile kuuluval maal küll väga vähe. Ja ma julgen selle tõlgenduse laiendada ka kogu Eestile. See, mis nii kurioosne, kui see ka ei ole, tendentsina riigile kuuluval maal tegelikult toimunud on selle viimase 5 aasta jooksul, mida ma siin näitan, on see, et tegelikult RMK töötab roheleppe vastu. Ehk siis, kui me näiteks siis 2019. aastal tõime metsa alla 400 hektarit maad, siis me viisime metsa alt ära 800 hektarit maad. Ehk siis saldo uue metsa rajamise suhtes on negatiivne. Veel uuesti, kuna see on võrdluses 10 000 hektarit taasmetsastamist, siis see tegelikult on marginaalne. Ja sellest ei tohiks ka lugeda välja mingisugust roheleppe vastast sabotaaži, vaid selle taga on lihtsalt tegelikult Eesti tänane looduskaitsepoliitika, mille osaks on ka see, et aegade jooksul metsastunud kõlvikud on vaja uuesti muuta nendeks kõlvikuteks, mis nad olid siis, kui nüüd viimasel ajal mets seal peale ei saanud kasvama tulla. Ehk siis põllumajanduslikud kooslused peaasjalikult. Ja siis ka mõned märgalad, mida me püüame tagasi märgaladeks, endised märgalad, mida me püüame tagasi märgaladeks muuta. Aga veel uuesti, et see on lihtsalt markeeringuna, mitte selleks, et siit järelikult, et nüüd me veel uuesti RMK kuidagi püüab Euroopa peavoolule vastu huududa. Aga kontekstis seesama arvendusraie mulle tegelikult läks korda just seesama repliik, ja võib-olla enda jaoks veel täpsustavalt, et arvendusraie eesmärk on ikkagi juurdekasvu suurendada ja puidu kvaliteeti suurendada kõikidel puhkudel ja arvendusraiet me muidu ei teeks, kui see niimoodi ei oleks ja see minu täpsustav küsimus Jürgenile oli lihtsalt seotud sellega, et me kõik ühtemoodi aru saame, et sellel hetkel, kui arvendusraiet tehakse, siis loomulikult ju tagavara väheneb ja viiakse seda puit sealt välja, aga seda arvendusraiet tehakse ju eesmärgil, et juurdekasvu kiirus ja juurdekasvu puidu kvaliteet suureneksid. Nii et summa summarum metsa hooldsuse arvendusraiete tulemusel siiski metsa puitu saab olema rohkem ja süsinikku seotakse, puitu saab metsas olema rohkem selle metsatsükli jooksul ja süsinikku seotakse samuti rohkem. On mul õigus? Arvendusraie või üldse hooldusraiete käigus me võtame välja ju viletsama kvaliteediga puud.
ja anname seeläbi võimaluse nendele parematele, kus me saame paremat puitu päevatud, anname võimaluse neile kiiremini paremini kasvada, see on see peamine. Täpselt nii, ja see on see mõte ja see on see, mida ka RMK teeb, siin on harvendusraie keskmised näitajad viimase 5 aasta kohta. Need on veidi hüppavad ja tendentsi näitamiseks peaks see aegrida olema pikem. 2017, see, mida ma tegelikult sooviksin näidata selle graafikuga ja või siin taha markeerida, on see, et harvendusraiete pindala, iga-aastane pindala riigimetsas täna väheneb. See 2017. aasta tõus on tegelikult kinni 2016. aasta suuremas languses, kui me seda soovisime. 2016 me, kes mäletab rohkem vähem, likvideerisime Kagu-Eesti stormikahju ja lihtsalt sellepärast olime sunnitud üks masinat teistele töödele ja võtsime selle 2017 siis järgi, aga harvendusraiete pindala väheneb, on täna vähenenud viimase natuke rohkem kui 10 aasta jooksul, 12 000 hektarilt aastalt ligikaudu perspektiivi siis 8 000 hektaril aastas ehk siis 1,5 korda. Ja selle põhjuseks on see, et harvendusraiet vajavate puistute pindala on vähenenud 1,5 korda. Ja omakorda selle põhjuseks on see, et me oleme teinud just nimelt seda sama soovitud harvendusraiet enamas mahus, kui täna seda enam vaja. Ja oleme võtnud järgi varasemad vaegtööd, ega me ei saa ka kellegi teisele peale iseenda selle koha pealt peeglisse vaadates otsa vaadata. Sama kehtib valgustusraiete kohta, pikemalt seda katmata. Ja eraldi küsimus oli siis metsatulekahjude kohta, et võtan selle oma ajakna siin kokku. Viimase, jälle samamoodi 5 aastat on suhteliselt lühike periood selleks, et kliimamuutuste võtmes nagu tõlgenduse luua. Samas on suur tõde see, et kui seda aegrida pikendada ka 5 aastat 50 aastal, siis väga erinevad need numbrid siin ei ole. Ja aasta 2018, ja ma väitlen seda sama aegrida teile näidates selle üle, et metsatulekahjude esinemise ohtu või sagenemise ohtu ma täna Eesti metsas ei näe. Võib mulle väidelda vastu, et aga näed aasta 2018, siin on siin läbi selle perioodi ja mõne varasem aasta veel suurim pindala ja tegelikult tükiarv, mis tulekahjusid metsas siis kustutati. Suur tõde on see, et see pindala on tegelikult üks põleng aeviidus ja tulekahjusid oli tõesti rohkem, sest et oligi väga erakordselt kuiv suvi. Loodame, et selliseid erakordseid kuiva suvesid tuleb veel. Aga ma julgen öelda, et meie päästevõimekus, mis on Eestis, mis on tänaseks välja arendatud, on võimeline tulekahjud lokaliseerida, isegi kui nende arvuks sageneb. Ja see õnnetu aegviidu, sellest ma arvan, kõik õppisid, ka selle tegelikult oleks suutnud lokaliseerida kiiremini, kui oleks võib-olla natukene rohkem olnud kogemust metsatulekahjude ohjamisel konkreetselt ka sellel inimesel, kes sellel objektil, sellel hetkel selle situatsioonist vastutas. Mina väidan roheleppe alguses, ütleme meile mitte midagi muud kui see, et see mets, mis meil täna olemas on, selle metsa kasvamise kiirust ehk siis metsamaa kasutamise tootlikkust tuleb suurendada ja midagi muud ei tule teha. Küll on suur tõde see, et selle roheleppe, kuna ta on nii siiski väheambitsioonikas, samuti ka võimalusi tõlgendamise võimalusi pakkuv, on tõlgendama asutud juba väga ja seal ma näen tegelikult väga suurt ohtu. Aitäh! Aitäh, Aigar! Me natuke oma ettekannetega ajahädas, aga kui on mingi kiire täpsustav küsimus, siis ja nii palju, et see metsa kiirust, et mets kasvaks paremini üks asi, aga see kvaliteet on oluline, millest me pärast kuuleme ka puittooteid ja asju teha. Juhan, ma loodan, et see kahandab, et Rauma klubi sundis roheleppele otsa.
vaatama. Ma usun, et selle ambitsiooniga peab siis suur seltskond tegelema, kes seda uut metsanduse arengukava teeb, aga ma küsiks nüüd, ma ei tea, on see taas või uus metsastamine. Need vanu karjäärialasid, eks ole, on ju metsastatud, ma ei tea, mingi 60 aastat juba või rohkem. Kuidas sa hindad selle metsa kvaliteeti, mis seal on? Ma mõtlen nii metsa majandamise kui ka bioloogilise mitmekesisuse seisukohast, mis see tulemus on? Ajalooliselt on seda tehtud tõesti rohkem kui sellel viimasel 5 aastal, eks ju, neid karjääre väga palju juurde ei ole tulnud, mis meie kätte on antud, mis metsakasvatusse puutub, siis see on olnud läbi higi ja valu, eks ju, et sinna on üldse need puud õnnestunud kasvama panna. Ja täna on ta peaasjalikult ikkagi maastikuelement. Kas ja kui suur saab olema selle metsa puiduline väärtus on veel vara öelda. Aga 5-60 aastat tagasi metsast, et need ei ole enam kahmatis. Ei, on, aga ma arvan, et siiski, et seda on veel vara öelda, sest nad tegelikult uuendusräie ikka ei ole jõudnud. Aga selge on see, et nad on aeglasema kasvuga, eks ju, aga selge on see, et need on võimalik ikkagi realiseerida, selles ei ole ka küsimus. Aga veel uuesti, et siiani on avaldunud maastikuelement ja sinu küsimuse teine pool, kui suur on bioloogiline mitmekesisus seal ja kas ta on võrreldav või mitte, need on kindlasti mitmekesisemad, kui need aherainealad olid varem, enne metsastamist, eks ju. Mis on ilmselt ka selle sama põhjus, mille pärast need niimoodi on ka roheleppesse sõnastatud. Aga kas nad on võrreldavad muuga, see on ise küsimus, aga seal ilmselt seda ambitsiooni algust peale ei olnudki. Aitäh! Ma näen, Jane. Et siis ma soovitaks lugeda kõike strateegiat, mitte ainult 2 lõiku. Ja tähendab, see ei ole metsastrateegia. Metsastrateegia on see, mis on tulemas, mis puudutab konkreetselt metsa. Roheleppe strateegia puudutab, nagu te teate, väga-väga paljusid tööstusalasid ja elualasid ja sellepärast ei olegi sealt sellisest strateegiast, mis nagu hõlmab, mis on mõeldud tervele Euroopa Liidule, ei ole seal mingit detaile oodata. Et mõtleme ka selles, et Euroopa Liidus on liikmesriike, kus ei ole üldse metsa, Maltal olete käinud ja on selliseid liikmesriike nagu Eesti, kus pool riigist on kaetud metsaga. Et seda lihtsalt nii palju täpsustuseks. Metsastrateegia on tulemas enne aasta lõppu ja siis tähendab sellepärast me siin ju ka koguneme nii-öelda. Ja lisada ka seda, et metsamajandamine ei ole ju Euroopa Liidu kompetents. See tuleb strateegia, ei tule mingid legislatiivsed ettepanekud, see ongi see põhjus. Sellepärast, miks Euroopa Komisjon, kes peab andma nii-öelda poliitikatele natuke suunda näitama, sellepärast Euroopa Komisjon teeb sellise strateegia, mis põhimõtteliselt annab sihid ette ja seda, kuidas siis seda nii-öelda how to put it in practice, see on ikkagi liikmesriikide otsustada. Ja seda siis teete teie koostöös Keskkonnaministeeriumiga. Ja lisaks ka seda, et rõhutaks veel kord seda, nagu Angela ütles oma ettekandes, et metsa kasvatamisest ainukesena ei piisa, et kliimakatastroofi ära hoida. Ja sellepärast ongi see roheleppe strateegia niivõrd lai. Nii et me räägime siin sellel üritusel ikkagi väga väiksest osast kogu sellest roheleppe kontekstis. Mul on konkreetne objekt, kust tuleb ette võtta lageraie, rahvas seda ei taha, tahab arvandusraiet ja siis metsavaht vastab, et tegelikult tulebki harvendusraie. Ma nüüd küsin, et miks siis on kirja pandud lageraie, milline on lageraie siis alles jäetavate puude protsent, et seda võiks siis pidada tegelikult arvendusraideks. Millised need metsandusalased nipid või niisugused nõksud on, millega siis võidakse rahvast kas petta või kuidagi ära meelitada, et nad oleksid selle asja poolt ja tegelikult võetakse kõik maha metsa. Aitäh! Pettus ei ole kellelgi plaanis, et tuleb tunnistada, et metsakasvatajatena, samast maaülikoolist tulnutena me oleme erinevatele metsamajandusvõtetele pannud omale sobivad terminid külge ja ise saame nendest aru ja tavainimesed sageli ei saa, ja tegelikult ongi niimoodi, et arvendusraied tehakse keskealises metsas ja uuendusraied, sealhulgas lageraied tehakse juba siis küpseks saanud metsas, nii et arvendusraiega ei püütud hullutada, aga küll on võimalik teha küpses metsas uuendusraiet lisaks lageraiele ka aegjärgse raiena, ehk siis jätta osa puid püsti. Kui palju konkreetsel juhul sõltub ka sellest konkreetsest aegjärgsest raiest,
ja sellest konkreetsest metsast endast. Aga ma arvan, see, mida teil, ma tõesti ju seda konkreetset kohta ei tea, eks, aga millest oli umbes täpselt jutt, oli 30% puudest jätta kasvama.